Austatud Riigikogu, täiskogu 8. istungjärgu 3. töönädala kolmapäevane istung ja nüüd on suurepärane võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Palun. Priit Toobal. Head kolleegid, lugupeetud juhataja. Tuntud vandeadvokaat Indrek Sirk on öelnud väga tabavalt, et tanklates alkoholimüük on sama, mis tulirelvade müük pangakontorites. Leiame, et bensiinijaamade tegevusvaldkonnaks ei peaks olema alkohoolsete jookide, vaid kütusemüük. Ja kindlasti ei ole see alkoholimüük bensiinijaamades kooskõlas ka valitsuse enda poolt kehtestatud või vastu võetud alkoholipoliitika rohelise raamatuga. Igati mõistlik oli mõned aastad tagasi kehtestada Tallinna eeskujul üle-eestiline öise alkoholimüügi piirang. See on kindlasti meile kasu toonud. Aga vaadates valitsuse viimase aja samme alkoholipoliitikas, siis need kõik on sammud tagasi, mitte edasi. Ja sellest tulenevalt esitame koos kolleegidega Keskfraktsioonist arupärimise justiitsminister Andres Anveltile kokku 4 küsimusega ja palume ministrit siis lähiajal vastama. Aitäh! Heljo Pikhof, palun. Aitäh, austatud juhataja, head Riigikogu liikmed. Annan Riigikogu sotsiaalkomisjoni palvel üle teile järgneva eelnõu. Riigikogu sotsiaalkomisjon algatab tulenevalt õiguskantsleri ettepanekust number 27 raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega tühistatakse alaealise raseduse katkestamise piirangud, mis on vastuolus põhiseadusega. Aitäh! Vabariigi Valitsuse esindaja Heili Tõnisson, palun. Austatud härra juhataja, lugupeetud Riigikogu, Vabariigi Valitsus algatab täna 6 seaduseelnõu. Esimeseks, riigilõivuseaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust rahandusminister Jürgen Ligi. Teiseks, riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Kolmandaks, riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnimetatud 2 seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt. Neljandaks, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Viiendaks, sotsiaalmaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Ka nende eelnimetatud seaduseelnõude menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski. Ja kuuendaks, 2015. aasta riigieelarve seaduse eelnõu. Riigikogus esindab selle seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust rahandusminister Jürgen Ligi. Aitäh! Kokku vastu võetud eelnõusi 7, arupärimise 1 ja juhatus toimetab nendega kodu- ja töökorra seadusele vastavalt. Austatud Riigikogu, peaminister Taavi Rõivas on avaldanud soovi esineda poliitilise avaldusega ja Riigikogu juhatusega kokkuleppel on selleks avalduseks aega kuni 20 minutit. Ka oleme kokku leppinud, et pärast seda avaldust peaministrile küsimusi ei esitata, aga fraktsioonidel on õigus esineda läbirääkimistel, mis tulevad peale avaldust. Peaminister Taavi Rõivas, palun. Austatud juhataja, austatud Riigikogu!
Äsja andis valitsus teile üle 2015. aasta riigieelarve seaduse eelnõu. Eelarvet koostades lähtusime sihist kasvatada Eesti inimeste kindlustunnet. See tähendab eestimaalaste suuremat heaolu. See tähendab teadmist, et rahaasjad on korras. See tähendab garanteeritud julgeolekut. Hea Riigikogu, valitsus andis teile üle kindlustunde eelarve. Käesolevat aastat on saatnud tumeda varjuna Ukrainas toimuv. Ukrainal on naaber, kes ei austa piire ja viib läbi agressiooni sõltumatu Euroopa riigi vastu. See naaber on meil Ukrainaga teadagi ühine. Et see mõjutab ka meie kindlustunnet, on paratamatu. Aga idanaabri agressiivsus ei ole meile uudis. Me oleme tegutsenud targalt ning osanud end hästi kaitsta. Eesti on maailma suurima ja tugevaima sõjalis-poliitilise alliansi liige ja kollektiivkaitse toimimises ei ole kahtlust. Oleme teinud kõik selleks, et me ei oleks enam kunagi üksi ja septembri alguses toimunud NATO tippkohtumine andis meile selles veelkordse kinnituse. NATO käsitleb rünnakut ühe oma liikme vastu rünnakuna kõigi vastu. 3 nädalat tagasi Eestit külastanud Ameerika Ühendriikide president Barack Obama ütles meile otse. NATO abiga ei kaota Eesti kunagi oma iseseisvust. Just eestlaste truudus oma väärtushinnangutele ja meie sõprade poolehoid Eesti jonnile lubavad meil täna ja homme arvestada nende abi sarnaselt, aga tõhusamalt kui minevikus. Nii ütles president Lennart Meri siit samast kõnepuldist 2001. aastal. Nõustun temaga nüüd, 13 aastat hiljem, täiel määral. Ent eelkõige on meie julgeolek kindlalt kaitstud, kuna oleme ise valmis tegutsema oma riigi kestmiseks, et me saaksime teha ise neid valikuid, mida meie vajalikuks peame. Seetõttu kulutame ka tuleval aastal riigikaitsele summa, mis vastab 2% sisemajanduse kogutoodangust ja lisaks katame liitlaste vastuvõtmisega seotud kulud. See on kokku 412 miljonit eurot. Maksame oma riigikaitse eest vajalikku hinda, sest meie vabadus on hindamatu. Peaministrina kinnitan, Eesti on kindlalt kaitstud. Sama oluline kui sõjaline kaitse on tagada siseriiklik turvalisus. Riigikaitse ei ole üksnes kaitseväe ülesanne, sellega tegelevad kõik riigiasutused. Tegelikult kogu ühiskond. 2015. aasta eelarvesse oleme kavandanud investeeringud pääste, piirivalve ja politseihoonetesse ning varustusse. Need investeeringud parandavad töötingimusi ja muudavad meie inimeste turvalisuse kaitsmise veel efektiivsemaks ja tulemuslikumaks. Väga põhimõttelise tähtsusega investeeringud teeme järgmisel aastal Eesti idapiirile. Alustame piirijoone puhastamisest, rajame korraliku aia ning investeerime senisest veelgi enam nüüdisaegsesse valvetehnikasse. Eksivad need, kes ütlevad, et Eesti piir on praegu halvasti valvatud. Aga saab veel palju paremini ning investeeringutega teeme idapiiril töötavate sadade meeste ja naiste töö märksa tõhusamaks. Kindlustunne on meile oluline ka majanduses. Kevadel ja suvel peeti tõsiselt võimalikuks, et Eesti majandus on jõudnud järjekordsesse langusesse. Nüüd me teame, et nii see ei olnud. Kuid me teame ka, et majandusprobleemid Euroopas ja meie naaberriikides teevad ka meil kasvamise keerulisemaks. Prognoosi kohaselt kasvab majandus järgmisel aastal 2,5%, kuid riskid on suured ja asjad võivad minna ka teisiti. Ja see tähendab, et meie plaanid peavad olema tehtud varuga. Riigieelarve koostatud on loomulikult konservatiivselt. Meie eesmärk on valitsussektori struktuurne eelarve ülejääk 0,8% sisemajanduse kogutoodangust. See on märgatavalt enam kui kevadel kavandatud 0,2%. Me oleme valmis ka puhuks, kui tegelik elu ei hooli prognoosidest. 2015. aasta eelarve tulude maht on 8,4 miljonit eurot ja kulud 8,5 miljonit eurot. See on ligikaudu $500 miljardit eurot enam kui 2014. aastal. Selline kasv on võimalik osalt ka tänu parematele maksude kogumistele, mis on saanud võimalikuks tänu tööregistri loomisele ja muudatustele käibemaksu kogumisel. Pingutused maksude õiglasemaks kogumiseks jätkuvad ka tuleval aastal. Samas rõhutan,
et maksukoormus ei kasva ja see on valitsuse teadlik otsus. Laenu võtmisel on riik tasakaalukas ja mõtleb järeltulevatele põlvedele. Kui laenata pole vaja, siis seda ka ei tehta. 2015. aasta eelarve on koostatud arvestades, et riigilt palka saavate töötajate osakaal ei tohi paisuda. Riik peab toimima tõhusalt ja tulemuslikult. Plaanitud reformid teeme just selle nimel, et tulevikus oleksid kulud väiksemad, kuid tulemused praegusest paremad. Ma nimetan vaid mõnda kavandatavatest reformidest. Töövõimereform, koolivõrgureform, kiirabireform, politsei menetlustöö tõhustamine, kohtumenetluse kiirendamine. Tuleval aastal kasvab riigieelarvest saavate töötajate palgafond vähemalt 3%, kusjuures õpetajate ning sotsiaal-, kultuuri- ja sisejulgeoleku töötajate palgad kasvavad sellest märksa enam. Sisemised ümberkorraldused annavad võimaluse palku kasvatada veelgi enam kui palgafondi kasv. Järgmisel aastal saavad reaalselt kättesaadavaks paljud Euroopa struktuurifondide vahendid, mille esimesed taotlusvoorud avatakse juba lähima kuu-kahe jooksul. Me kasutame Euroopa raha selleks, et teha muudatusi, mis annavad pikaajalise positiivse efekti, olgu selleks kas tootlikkuse ja lisandväärtuse kasv, uued teadmised ja oskused, kasvav Eesti elanike heaolu või reformide läbiviimine. Riik tohib majandusse otseselt sekkuda nii harva kui võimalik ja üksnes seal, kus see on vajalik. Üheks olulisemaks riigipoolseks panuseks majanduse edendamisel on erinevate taristuprojektide finantseerimine. Nii jätkuvad mitmed suured teehitustööd, raudteevõrgu arendamine ning uue arengukiirenduse saab e-riik. 2015. aasta eelarve sisaldab tööjõumaksude alandamist. Väheneb tulumaksumäär ja töötuskindlustusmakse, samuti kasvab maksuvaba tulu. Tööjõumaksude vähendamine toetab tööhõivet ja suurendab perede sissetulekuid. Siinkohal on õige meelde tuletada paari nädala eest avaldatud OECD riikide maksude konkurentsivõime indeksit. Kõige konkurentsivõimelisem maksusüsteem on Eestis. See näitab, et me oleme olnud õigel teel, aga et tipus püsida, tuleb edasi minna. Alandada tööjõu maksukoormust ning hoida maksusüsteemi liigse keerukuse ja bürokraatia eest. Edu ei tohi meid uinutada. Me peame väsimatult otsima innovatiivseid lahendusi, et tipus püsida. Üks suurim väljakutse, millega tuleb Eesti riigil tegeleda veel aastaid ja aastakümneid, on rahvastiku vähenemine ja vananemine. Siin ei ole lihtsaid ja kiireid lahendusi, aga me ei ole kaugeltki veel ära kasutanud kõiki võimalusi sellele väljakutsele vastamiseks. Meie seas on hulgaliselt neid, kes soovivad tööelus osaleda, kuid on seni kõrvale jäetud. See on mitte ainult ebaõiglane nende inimeste suhtes, vaid ka ühiskonna jaoks. Osalise töövõimega inimeste tööle aitamine teeb Eesti mitmes mõttes tervemaks. Keegi ei tohi Eestis olla kõrvale jäetud ning selles on oluline jätkata töövõimereformi ettevalmistamisega. Järjest vähenev tööpuudus ning suurenev tööjõupuudus ainult kinnitavad, et aeg reformiks on küps. Heas õpilaskeskkonnas ja majanduslike murede puudumisel läheb ka teadmiste omandamine ladusamalt. Valitsus jätkab koolivõrgu korrastamisega, kasvavad õpetajate palgad ning mitmed õppuritele, sealhulgas doktorantidele mõeldud toetused. On oluline, et Eesti pered suudaksid võimalikult hästi toime tulla. Kõige kindlam toimetuleku tagatis on loomulikult tasuv töö. Ja kuigi tööpuudus Eestis väheneb ning palgad kasvavad, on ka neid, kes vajavad riigilt tuge. Teile üleantav eelarve näeb ette katte mitmetele kaalukatele otsustele, mis parandavad perede toimetulekut ja annavad kindlustunde homse päeva ees. 2015. aastast tõusevad oluliselt lapsetoetused,
ning suureneb lastega perede toimetulekuse piir. Kõige enam, kokku 90 euroni, kasvavad lastetoetused nendel peredel, kes riigi tuge kõige enam vajavad. Perede sissetulekuid tõstavad ka eelpool nimetatud tulumaksulangus ja maksuvabastuse tõus. Kindlustunnet vajavad ka meie ühiskonna väärikaimad liikmed. Seepärast soovin rõhutada, et pensionid kasvavad kevadel keskmiselt 5,9% ning hoolitseme ka selle eest, et keskmine vanaduspension, mis tõuseb 374 euroni kuus, oleks tulumaksuvaba. Osa kindlustunnet toetub teadmisele, et meie elukeskkond säilib elamisväärsena tulevikuski. Lisaks harulduste kaitsmisele ja Eesti looduse eripärade säilitamisele teeme investeeringuid saastunud alade ja veekogude korrastamiseks ja puhta joogivee tagamiseks. Tulevast eelarvest teeme olulisi investeeringuid ka Eesti kultuuri heaks. Nimetan vaid 2. Alustame Arvo Pärdi keskuse rajamisega ning viimasena suurtest teatritest saab kapitaalselt uuendatud Ugala. Head kuulajad, kevadel ametisse asudes kritiseeriti valitsuskoalitsiooni liigses ambitsioonikuses. Mul on hea meel tõdeda, et oleme endale seatud eesmärke täitmas. 2015. aasta eelarve lähtub kevadel kokkulepitud eesmärkidest ja põhimõtetest ning arvestab ka väliskeskkonnaga, mis on meile esitanud just mitte meeldivaid väljakutseid. Järgmise aasta eelarve pakub kindlustunnet kõigile Eestis elavatele inimestele. Ta annab kindluse, et Eestis on turvalisem elada, ta annab kindluse, et perede elu läheb paremaks ja et tulevasi põlvkondi ei koormata võlgadega. Ta annab ka kindluse, et me suudame toime tulla ka siis, kui maailmas lähevad asjad loodetust kehvemini. Ja kõige lõpuks ma loodan, et ta kasvatab ka meie kindlust enesekindluse tähenduses. Kümnevõistleja Mikk Pahavilli öelduna, sa pead teadma, mida teed. Ikka enesekindlalt, mitte uisapäisa. Enesekindlus on alus. Austatud Riigikogu, teile üle antud 2015. aasta riigieelarve seaduse eelnõu on koostatud vastutustundlikult, pakkudes kindlustunnet Eesti elanikele nii lühiajaliselt kui ka pikaajaliselt, nii otsesemas kui ka kaudsemas tähenduses. See on parim eelarve, mis praegustes oludes saab teha. Ja seda pole sugugi mitte vähe. Seetõttu kutsun üles teid toetama valitsuse esitatud eelarvet ning soovin teile konstruktiivset arutelu. Tänan ja jõudu teile! Avan läbirääkimised. Keskfraktsiooni nimel Kadri Simson, palun. Lugupeetud Riigikogu esimees, lugupeetud valitsuse liikmed, head kolleegid. Hetk tagasi anti meile üle tuleva aasta riigieelarve eelnõu ja me oleme sellest viimastel nädalatel palju head kuulnud. Tsiteerides peaministrit, siis uue enesekindla kantseliidi käibele tulek on peaaegu jätnud mulje, et selles eelarves ei olegi tulusid vähem kui kulusid. Aga oleme siis olukorras nagu matustel, kus räägitakse lahkunust ainult head. Olen kindel, et ees ootavad 3 sisukat töökuud siin Riigikogus toovad välja ka selle eelarve teise külje. Järgmise aasta riigieelarve prioriteediks on peaministri hinnangul Eesti inimeste kindlustunne, julgeolek, heaolu kasv ja pere toimetulek. Ma usun, et sellele kirjutavad küll alla kõik Riigikogu fraktsioonid. Et me tahame ka, et tänavatel oleks pimedatel sügisõhtutel julge jalutada. Me tahame, et punase kuke tegutsedes jõuaks tuletõrjuvad igasse Eesti paika õigeaegselt. Me tahame, et Eesti inimestel oleks siin järjest parem elada ning et riik soosiks suurperesid ja laste kasvatamist. Paraku ei tohi see jääda vaid loosungiks ja Keskerakond ei lase sel jääda loosungiks. Miks ma viitan loosungile? Sest et kus on kindlustunne, kui selles eelarves sisejulgeolekule või Siseministeeriumi haldusalas eelarve on pea külmutatud. Järgmise aasta riigieelarves on sees vähemalt 3 asja, mille eest on Keskerakond juba aastaid seisnud. Nendeks on tasuta koolitoidu jõudmine gümnaasiumiastmesse, universaalse lapsetoetuse tõus ning pensionide väljamaksmine täies indeksi väärtuses.
Kui tulumaksuvaba miinimumi osas tekib alati vaidlus, et kas lisaks rahandusministrile veel keegi on seisnud selle tõstmise eest, siis koolitoidutoetuse puhul seda küsimust kindlasti tekkida ei tohiks. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatustele kehtestati tasuta koolilõuna 1.–4. klassini aastal 2006 ja seejärel laiendati seda terves põhikoolis ja ka kutsekoolis aastal 2002 oli algklassidele, 2006 siis põhikoolile. Ja mõlemal korral oli haridusministriks meie kolleeg Mailis Reps. Keskerakond on sellest ajast peale üritanud laiendada koolitoitu ka gümnaasiumiõpilastele ja käesolevas Riigikogus oleme me antud eelnõud algatanud 2 korral, 5. aprillil 2011 ja 10. aprillil 2014. Ja lugedes nüüd laual olevat valitsuse eelnõud, on näha, et koolitoidu laiendamise idee eelnõu koostajad on lähtunud ka Keskerakonna seletuskirjast. Meie jaoks ei olegi oluline, kelle allkirjaga eelnõu kindlustab gümnaasiumiõpilastele tasuta toidukorra, kuid paraku on siingi valitsus teinud Tootsi kombel pool rehkendust. Toiduainete kiire hinnatõus on teinud koolitoitlustajatele väga raskeks 78 sendi eest pakkuda tervislikku sooja koolilõunat. Võrreldes 2010. aastaga on toiduainete hinnad kasvanud 23,1%, aga samal ajal on koolilõunatoetus suurenenud vaid 4%. Meie eesmärgiks on endiselt tõsta koolilõunatoetus vähemalt 1 eurole, mis on reaalne kulu. Järgmise aasta riigieelarve likvideerib lõpuks ka ühe olulise häbipleki, see on 10 aastat paigal seisnud lastetoetus. Selle 10 aasta jooksul on toiduainete hinnad tõusnud 61,6% ja eluasemekulud enam kui 2 korda. Aga me arvame, et see ühekordne tõus ei tohiks jääda taas 10 aastaks külmutatuks. Minimaalne, mida pakkuda saab lastega peredele, on see, et universaalne lastetoetus indekseeritakse sarnaselt pensionitega ja liigub kaasa elukalliduse tõusuga. Järgmise aasta suuremateks probleemideks on lisaks sisejulgeolekule kindlasti ka kohalike teede rahastamine ning põllumajandustoetused. Kui siiani sätestas teeseadus, et 75% kütuseaktsiisist suunatakse teehoidu, siis kevadel uue koalitsiooni häältega vastu võetud seaduse muudatus seda enam ei taga. Ja loomulikult automaatselt ei tähenda see kohalike teede teehoiuraha ärakadumist, aga kogemus näitab, et nii on seda tehtud, kui seadusest antud kohustus ära kaob. Ja põllumees, Eesti põllumees, nagu me teame, näeb vähem päikest kui tema lõunamaa kolleegid, aga samas on nende toetused väiksemad kui Lõuna-Euroopas. Siin on Euroopa Liit appi tulnud ja võimaldab Eesti riigil maksta suuremaid toetusi, mida Eesti eelarves praegu näha ei ole, eelarve hoopis kahaneb põllumeeste suunas. Keskerakond lubab väga konstruktiivset arutelu järgneval 3 kuul, me kindlasti teeme omapoolsed muudatusettepanekud. Kas Kadri Simson soovib lisaaega? Ja ma kasutan oma lisaaega eelarve 1., 2. ja 3. lugemisel. Aitäh! Aitäh! Rohkem on sõnavõttu soove küll ja Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni nimel Urmas Reinsalu, palun. Palun ka lisaaega Urmas Reinsalule. 3 minutit. Härra peaminister, austatud Riigikogu liikmed, see eelarve on vaheeelarve. Vaheeelarve enne järgmisi 2015. aasta valimisi. Tunnustus valitsusele, et valitsus sai selle eelarvega hakkama ja suutis selle õigeaegselt Riigikogule esitada. Kindlasti on selles eelarves rida asju, mis tuli ära teha, mida parlament on otsustanud ja see on igati mõistlik. Nüüd kõneledes kesksetest ja suurema kaalu ja mõjuga asjadest selle eelarve puhul, siis ma pean oluliseks rõhutada seda, et selles eelarves on kulud ületamas tulusid. Kui varasemalt oli Eesti rahanduspoliitiline eesmärk viia eelarve 2015. aastaks nominaalset tasakaalu,
siis praeguse eelarveprojekti puhul on selge üks. Seda eesmärki ei suudetud täita. Me jõuame olukorda, kus meil on 320 miljonit eurot võlgu rohkem kui reserve. Peaminister ütles oma kõnes, et me peame olema konservatiivsed, sest tulevik ka meie majanduse väljavaadete osas võib olla määramatu. Ja sellele on IRL juhtinud ja juhib tähelepanu. Eriti oluline on jälgida seda, mis toimub tegeliku rahaga, ehk laenude ja reservidega. Ja me vaatame otsa faktile, et selle eelarvega riigivarad vähenevad kokkuvõttes ja me elame kogutud reservide arvelt. Ja küsimus on, kas meil on siis kriis, mida tuleks leevendada, või kasvuaeg, kus tuleks reserve koguda. Seega Eesti riigi netovarad vähenevad. Keskvalitsus kulutab 2015. aastal reserve ligi 150 miljonit eurot, mis on oluliselt enam kui pensionisamba lubatud taastamise kulud, 51 miljonit eurot, mida on toodud peamise eelarve tasakaalu eiramise põhjusena. Seega reservid ei kulu ka võlgade tasumiseks või olulisteks investeeringuteks, vaid pigem jooksvateks kuludeks. Õhku jäävad küsimused. Miks kasutatakse reserve jooksvate kulude katmiseks? Mida me teeme siis, kui majandus reaalselt riskistsenaariumi kohaselt võiks kahaneda? Ja kui pikaks ja sügavaks kriisiks meie aina vähematest reservidest sellisel juhul piisab? Need küsimused on kesksed, mis puudutab eelarve vastutustundlikku poolt ehk rahanduspoliitilist poolt. Teiseks, peaminister kõneles siin sellest, et anda peredele kindlustunnet. Üks kõige kesksem asi, kuidas riik saab oma demograafilistes meetmetes anda kindlustunnet, on see, et me ei anna signaale ebakindlusest, kindlusetusest, et riik murrab oma sõna. Ja mul on kahju, et selle aasta suvel koalitsiooni häältega läbi surutud emapensioni kaotamine 2015. aasta algusest, mis sisaldub ka selles eelarves, tähendab seda, et me oleme andnud signaali, et need vanemad, kes on oma lapsed üles kasvatanud, et riik ei paku neile kindlustunnet, vaid loob ebakindlust. Kolmandaks, inimeste majanduslikust toimetulekust. Tulumaksuvaba miinimumi 10-eurone tõus, mis jätab inimestele kätte 2 eurot täiendavat palgaraha kõigile inimestele, kes saavad tulu, on samm õiges suunas, aga mitte tegelik lahendus sellele, mis puudutab inimeste majanduslikku toimetulekut. Isamaa Res Publica Liit saatis eile kooskõlastusele madalapalgaliste maksureformi seaduse eelnõu koos seletuskirjaga. Meie mõtteviis on lihtne, et riiklike maksude kaudu tuleb eeskätt soosida inimeste ise hakkama saamist. Ei ole otstarbekas maksustada ühelt poolt tulumaksuga ja teiselt poolt anda sotsiaaltoetusi inimestele, keda võiks aidata just maksusoodustuse abil. Meie ettepanek on lihtne ja selge, et kehtestada Eestis madalapalgalistele maksuvabastus. See on tegelik meede, mis loob juurde nii täiendavaid töökohti, elavdab majandust ja lahendab väga suure hulga ühiskonnarühma toimetuleku probleeme. Esiteks, see aitab vähendada vaesust. Teiseks, ta aitab kaasa sellele, et palgatööd tegev inimene elaks oma palgast ära ilma sotsiaaltoetusi vajamata. Ja kolmandaks, see tõstab inimeste motivatsiooni töötada ning aitab kaasa töötuse vähendamisele. Ka see on tegelik küsimus, mis kuulub lahendamisele 2015. aasta valimiste eel kõigi erakondade vahelises debatis. See eelarve on vaheeelarve, see on valimisteks valmistumise eelarve valitsuskoalitsiooni poolt. Tegelikele küsimustele ja pikaajalistele Eesti ees seisvatele valikutele
otsivad erakonnad vastuseid 2015. aasta valimiste eel. Kesksed küsimused: inimeste toimetulek, teiseks meie majanduse väljavaated ja kuidas on võimalik ka riigil oma poliitiliste sammudega ja majanduspoliitikas Eesti majandust viia tõusule. Kolmandaks, see eelarve on koostatud rutiinist lähtudes. Ka rutiinist lähtudes, mis puudutab Eesti riigi organisatsiooni, riigi ülalpidamiskulusid, ja peaminister ise tunnistas seda eelarve voorusena. Et see on täpselt nii, nagu varem. Aga minu küsimus on selles, kas see riik või see riigi aparaat, mis meil täna on, kas see on meile pikemas vaates jõukohane ülal pidada? Kas see on tegelik küsimus, millele Eesti erakonnad peavad oma vastuseid pakkuma ühel või teisel moel ja tuleb kindlasti arutusele nii parlamendis selle eelarve menetlusel kui ka Riigikogu valimiste eel. Peaminister puudutas riigikaitset. See on erakondade ülene küsimus. Isamaa Res Publica Liit on teinud ettepaneku sõlmida erakondade vahel meie iseseisva kaitsevõime tugevdamiseks riigikaitse kokkulepe, et riigikaitse küsimused ei oleks päevapoliitiline mängukann või turundustegevus ideede stiilis. Käin ühe idee välja, kui ühiskonnas tekitab arutelu, võtan tagasi, käin järgmise idee välja. See peab olema pikaajaline ja püsiv töö ja see peab olema ühistöö kõigi poliitiliste jõudude vahel. Aitäh teile! Reformierakonna fraktsiooni nimel Aivar Sõerd, palun. Austatud esimees, austatud peaminister, head kolleegid. Riigieelarve koostamine on iga valitsusliidu suur väljakutse. Kevadel opositsioonipoliitikute maalitud pildid riigieelarve süngetest väljavaadetest ei ole teoks saanud. Tulude laekumine on olnud isegi parem kui planeeritud ja majanduse väljavaated püsivad mõõdukalt optimistlikud. Riigieelarve kava valmimine valitsuses oli tavapäraselt pingeline ja emotsionaalne, aga siit kõrvaltvaatajana ma võin öelda, et mul on jäänud selline mulje, et isegi varasemate aastatega võrreldes konstruktiivsem ja ladusam. Tulude laekumine ka tänavu on olnud parem kui oodatud. Järgmisel aastal on oodata üle 6% suuremat maksutulude laekumist kui tänavu. Rahandusministeeriumi koostatud suvine majandusprognoos, mis on eelarve aluseks, lubab järgmiseks aastaks 2,5% majanduskasvu ja langeb kokku ka eile avaldatud uuendatud Eesti Panga majanduskasvu prognoosiga. Tõsiasi, et maksutulud laekuvad kiiremini kui majandus reaalnäitajates, on tingitud sellest, et lisaks majanduse reaalkasvule mõjutab maksutulude laekumist ka SKP nominaalkasv ja muutused majanduse struktuuris. Jooksev hindades kasvab majandus 6% ja maksutulude laekumist mõjutab eelkõige majanduse nominaalkasvu näitaja. Maksutulude head laekumist mõjutavad ka eratarbimise ja palkade kiirem kasv, samuti riigipoolsed meetmed maksude paremaks kokkukogumiseks. Kiire palgakasv ja tööhõive näitajate püsimine kergitavad sotsiaalmaksu laekumisi. Sellepärast ei kannata kriitikat väide, et eelarve tulude kasvu allikad pole teada. On küll teada. Ja järgmisel aastal avanevad ka Euroopa Liidu uue finantsperioodi vahendid. Ja avanevaid vahendeid on võimalik suunata teedeehitusse, koolivõrgu arendamiseks, kultuurivaldkonda, keskkonnaprojektidesse ja mujale ja edendada tootlikkust ja e-riiki. Tänu uue perioodi vahendite avanemisele kasvavad ka mittemaksulised tulud. Opositsioon on millegipärast rõhutanud, et tegemist on valimisaasta eelarvega. Ka valimisaastal tehakse riigieelarveid ja kui julgeoleku olukord nõuab panustamist välis- ja sisejulgeolekusse, siis tuleb kaitsevõimet ja sisejulgeolekut tugevdada ka valimisaasta eelarves. Ka inimeste toimetulek ja kindlustunde tõstmine on valdkonnad, millele tuleb panustada nii palju kui võimalik.
ja riigieelarve seis võimaldab tõsta nii lastega perede sissetulekuid kui ka pensione ja avalike teenistuse töötajate palka. Selleks, et toime tulla riigi valmisolekuga sisemiste ja väliste ohtudega toimetulekuks, tõstab järgmise aasta eelarve riigi kaitsevõimet ja panustab sisejulgeolekule. Kaitsekulude eelarve kasvab 28 miljoni, sisejulgeoleku eelarve 21 miljoni euro võrra võrreldes tänavuse aastaga. Piiriturvalisuse tõstmiseks eraldatakse täiendavad vahendid juba tänavu ja järgmise aasta eelarves nähakse ette lisavahendid. Lisaks investeeringutele ja tehnikasse kasvavad piirivalvurite palgad enam, kui on riigieelarves planeeritud üldine palgatõus. Tuntava kasvuga eelarves on ka sotsiaalse kaitsekulud, pensionideks kulub üle 100 miljoni euro rohkem kui tänavu, peretoetuste eelarve kasvab 78 miljoni euro võrra. Lastega perede ja eakate kindlustunde tõstmine on eelarvekava selge prioriteet. Selleks, et majanduskeskkond oleks kasvu soodustav, on tähtis hoida maksusüsteem konkurentsivõimelisena riikide võrdluses ja liikuda edasi tööjõumaksude alandamise suunas. Tulumaksumäära ja töötuskindlustusmakse langetamine ning tulumaksuvaba miinimumi tõstmine Palun 3 minutit lisaaega. On reaalsed sammud tööjõumaksude vähendamiseks. Üldine maksukoormus jääb tänavusele tasemele ja eelarvekava jälgib nii Euroopa Liidus kui ka meil siseriiklikult kokku lepitud fiskaalraamistikku ja on koostatud majanduskasvu toetavalt. Tulenevalt Eesti Panga juures tegutseva eelarvenõukogu ettepanekule on võrreldes kevadise eelarvestrateegiaga kavandatud struktuurne tasakaal 0,2% võrra kõrgemaks. Konservatiivset hoiakut on vaja selleks, et majandusolukord on jätkuvalt mõjutatud Venemaa ja Ukraina konfliktist ja meie põhilised eksporditurud on sellest suuresti mõjutatud. Ka euroala majanduskasv on ootamatult pidurdunud ja euroala majanduste senine taastumine on oma hoogu kaotamas. Sellepärast on konservatiivne hoiak eelarvekavas igati põhjendatud. 2015. aasta eelarvekava seda hoiakud jätkab ja kindlustab raamistikku, mis tagab parema välis- ja sisejulgeoleku, parandab kõigi inimeste toimetulekut ja toetab majanduskasvu. Soovin siinkohal